Head televaatajad, oleme Haapsalu nostalgiapäevadel ja lähme vaatame, mida positiivset nõukaaeg endast maha jättis. Marina Sillaste, teie tõstate esile Haapsalu linnas nostalgiatunnet. No milleks seda vaja on? Alati ongi küsitud ja ega me ei teagi, milleks on vaja. Aga igal ühel on vaja kas tuletada meelde oma esimest armastust, malevapõlve, oma esimesi multifilme, mida sa oled näinud, pisikesi autosid, millega oled sõitnud, kui Haapsalu linnas näiteks 60-ndatel sõitis üldse 2 tükki Haapsalu peal. Et me nostalgitseme mitte ainult vanad inimesed, kui ka samas noored inimesed. No tere päevast! Kuidas miilitsate tööpäev täna on? On palju rikkumisi olnud juba? Ei ole eriti. Täitsa rahulik päev? Jah. Aga nostalgiat on sellest päevast täna palju? Tundub küll nii, jah. Siin on kõiki asju. Autosid, inimesi, kõik nad on selle päeva kokku tulnud siia. Tähetunni saate stiilipunktid sellise aparaadi eest ja sellise kostüümi eest, nii et palju õnne. Aitäh. No mis siin toimub? Miks selline tiirutamine? Võidu tulime sõitma. No, ja mis asi see on? Seda nimetati vanasti nõukaajal punjakaks, jah? Punnvõrk. Punnvõrk. Ja su enda oma? Jaa. No. Ise värvisin. Ja kus sa ülikonna said ja need märgid? Isa omad on need. No kas oli nõukaajal nagu parem elu kui tänapäeval? Eks mõnes mõttes oli parem ja mõnes mõttes halvem. Sest noorus jäi ju sellesse aega? Jaa, oli. Ja kõik, mis on nooruses, see on ju hea? Jah, on küll. Aga siia nostalgiapäevadele tulite lihtsalt meelt lahutama? Ma laulan ansamblis. No tere, nostalgitsejad! Tere! No kus sellised kostüümid siis? Moskvast. Moskvast otse, jah? Jah. Ja mis seosed sinul, kui nii noorel poisil Moskvaga on? Vanaisa viidi Siberisse ja siis nii ma sealt käis tulin rongiga. Vaatasin siin Haapsalus ringi käies, et nostalgiapäevad on tõmmanud endaga kaasa noori, kes nõukaajast tegelikult mitte midagi ei tea. Küll aga kannavad väga usinasti sõjaväelase ja miilitsavormi ja nii edasi. Selles ei ole midagi halba, kuigi meil on kastide viisi nõukaaegseid koolivorme, mida nad võiks selga panna. Aga miks teeb Haapsalu harrastusteater selliseid nostalgiapäevi? Proovisime teha, et Haapsalu suvi oleks kõigepealt pikem kui mujal, et katsetasime päris esimesel aastal, aga huvi oli ikka väga suur ja nüüd teeme juba 4. aastat. Ja seda kõike ilma tasuta, oma vabast ajast, ilma trotsides ja nii edasi. Aga on üritusi muidugi, mis on tasulised, aga enamik on tasuta. Et tulge kokku, lõbutsege, nostalgitsege.